siin laua peal on erinevaid vahendeid. Sa ise otsisid välja endale meeldinud ja kodus olnud lapid. Ja mina tõin siis rasvakriite, värvilist liimi ja vildikaid. Ja nüüd on sul võimalus siis siia paberile midagi kujutada. Et räägi, kas sul on mingi mõte, mis sulle meeldiks siia paberi peale teha ja miks? Midagi värvilist ja rõõmsat. Näiteks, mis võiks olla lapiteki muster või lappidest tehtud näiteks padjakate või midagi niisugust. Miks see oluline on, et ta rõõmus oleks? See teeb tuju endal ka paremaks ja kergemaks. Sünged värvid, need muudavad kogu elu pimedaks ja süngeks. Mida need lapid ja kangad ja käsitöö sinu jaoks, sinu elus tähendanud on? Väga palju. See on olnud nagu minu elu kogu aeg kohe. Ja nii kaua, kui ma ei olnud lappe veel teinud ega seda, siis ma kudusin, heegeldasin, õmblesin. Aga kui ma lappide juurde jõudsin, siis ma leidsin, et vaat see on see õige ja kahju, et ma nii hilja ja nii vanana sinna jõudsin. Oleks ma varem jõudnud, oleks ma võib-olla seal ka mingit ilma teinud. Aga juba see, et ma seal õppisin nii palju. Kus seal? Marja juures. Et ütlesin isegi Marjale seda, et need olid minu elu ilusamad aastad. Just nende värvide pärast. Ma ei teadnud ka, et värvid nii tohutult avaldavad mõju mulle. Ja mitte igasugused värvid, vaid see on nüüd, hakkasin mõtlema noorema põlve peale. Mulle seletati kogu aeg, et ma olen kahvatu ja mulle ei sobi kõik värvid, sobivad punased ja sinised, tumedad, niisugused, mis annavad näole jumet. Aga mulle meeldis roheline, aga roheline see ei sobi, see teeb sind veel kahvatumaks. Kes nii ütles? Ema ja tädi. Kogu aeg see ei tulnud kõne allagi mitte. Ja mul ei olnud rohelist ka mitte midagi. Maia läks tööle, siis Maia ostis endale. Sinu õde? Jah, rohelise seeliku ja mantli ja kangast ja tädi õmbles talle. Tol ajal oli moes niimoodi, et mantel ja siis seelik, suvemantel ühest värvist ja siis helepluus seal. Ja mulle see nii hirmsasti meeldis. Aga ma isegi veel mainisin vist emale seda, et see on nii, mulle nii meeldib see. Ema ütles, et osta endal, ma ütlesin, mul ei ole raha, ma annan. Ma ütlesin, ja aga kuhu ma sellega lähen? Mul ei olnud ju siis, lapsed olid väiksed ja käisin tööl ja mul ei olnud sellega kusagile minna ka. Aga see roheline tohutult meeldis. Ja kui ma seal neid tekke tegin või aitasin teha, eks ole, koos tegime, siis mul oli paar korda oli isegi niisugune tunne, kui me põrandale ladusime kollase rohelisega teki ruudud. Et muster sai laotud, et sealt siis hakata õmblema. Oli niisugune tunne, et ma tahtsin, aga ma ei läinud, oleks läinud sinna pikali ja lamanud põrandal maas nende värviliste lappide peal. Miks sa ei läinud? Ma ei julenud. See oleks olnud väga imelik tööajast. Nüüd inimene läheb põrandale, lamab tekkide või nende niisuguste värvide peal. Aga niisugune tahtmine kohe oli, ma ei julenud öelda ka teistele, et vaat missugune tuju mul tuli. Aga jah,
niimoodi see asi on. Aga riietus sinised ja siis kampsunid, mis ma kudusin ka ikka palju, on niisugused sinakastoonides. Ja oli kord selline olukord, et ma tundsin, et ma tahan kududa sinist. Aga mul ei olnud seda vaja eriti. Aga vaat niisugune, vaat selle sinise värvi järgi oli siis mingisugune niisugune kohe vajadus. Kas värvid on siis kuidagi sinu elus erinevat rolli erineval ajal mänginud? Ja kunagi ma kandsin pruune asju ja siis üks periood, see oli ikkagi mitu aastat seelikud ja lõpuks siis käisin jälle seal loengutel ja siis tuli välja, et pruun on masenduse värv. Ja siis ma lõpetasin selle pruunide asjade kandmise. Enam lihtsalt kohe vältisin, aga see oli siis muidugi, eks ta oli depressioon, oli ikkagi see tööl käimine ja kodu ja poisid ja kõik see tekitas ju niisugust pinget ja väsimust, aga see pruuni vajadus, see tuli nagu iseenesest ilma teadmata. Hiljem sain alles teada, et vaat millest see oli. Aga kui sa muutsid seda värvi, et enam ei kandnud pruuni, kas siis muutus sinus ka midagi? Vaat seda ei oska öelda. Mul oli isegi aknakardinad olid pruunid ja siis võtsin need maha ja ostsin teist värvi kardinad. Mis värvi? Ma ei mäleta, midagi rohelisega. Jah, vaat kardinatel oli seda rohelist sai ikka sisse pandud. Et värvidel on tegelikult ikka suur mõju minu arust. Sa rääkisid, et kuidas varem sinu elus on olnud, aga nüüd, kuidas nüüd on, kui sa oled omaette elad, oled vaba teistest inimestest ja oled siin üksi enamus ajast. Kuidas sul nüüd nende värvide ja kangastega suhted ja võimalused on? Vaat see, et kui ma nüüd tegin neid tekke siin ja tuttavatele ja sugulastele ja kõigile, siis oli mul ju vabadus valida ise, missugused ma, tooni võib-olla nad ütlesid, aga neid värve valida ja vaat see oli mõnus. Siis ma neid tõstsin riiulilt maha ja sedapidi ja teistpidi ja Jaan pahandas mulle, ütles, et ära roni, helista, ma tulen, võtan selle kanga maha. Aga mul oli niimoodi, et ma öösel ärkasin üles ja mul tuli meelde, et mul on vaja ühte rohelist värvi, just nimelt jälle rohelist. Ja ronisin öösel ja tirisin sealt ülevalt kapist selle rohelise maha ja ütlesin Jaanile, et mis sa oleks siis teinud, kui ma oleks öösel sulle helistanud, et mul on vaja sealt ülemise riiuli pealt rohelist. Aga eks ma 2 korda kukkusin nende kangaste järgi ronimise pärast. Ja kõvasti kukkusin. Ja nüüd ongi see vasak külg kannatab elu lõpuni selle all, et ma teda põrutasin nii kõvasti. Vaat nii on lugu. Mis tunne sul praegu on niimoodi siin pusides nende kangastega? Lõikan ja mõtlen, et milleks ma neid lõikan ja mis neist saab. Mis nendega teha, ega nendega midagi ei tee pärast. Viskaks ahju, kui oleks ahi. Aga praegu hetkel, kui sa neid siin katsud ja lõikad ja sätid, mis tunne ja mõte see on? Ei, see on hea, sest näed, ma vaatan need rohelised siit ja need ja niimoodi võib lõigata küll. Ainult, et ei tohi jälle ära visata midagi. Aga just need värvid on ikka hirmus tähtsad olnud. Mis nad sulle veel on tähendanud? Ega ei oska öelda, mis nad tähendanud on, aga mul on hea nende sees olla, kui neid värve on
on noh, erinevaid siin ja tõsta neid ja paigutada ümber ja need kapid, mis mul siin on neid lappe täis, need on ju ka teatud süsteemi järgi ja teatud nagu värvide järgi mul laotud riiulitele. Nüüd võiks no vot on ju nii ilusaid neid kangaid on ilusate piltidega, siis ma vaatan selle kanga peale ja mõtlen, et kui palju on kunstnik vaeva näinud, et mõelnud välja, mida siia peale joonistada ja kuidas see on siis värvitud ja kuidas ta on trükitud kanga peale ja et see on kõik niisugune hoopis teine maailm, aga annab niisuguse hea tunde, kui mõtled, kui palju on inimesed vaeva näinud selleks, et niisugust asja teha, kas või niisugune pisikeste lillekestega kleidi riidetükk. Kunstnik pidi ju katsetama, ta pidi ju värvima neid õiekesi ja niimoodi ja teistpidi ja kui ta siis sai selle õige mustri kätte, kuidas see siis edasi liikus. Me käisime ekskursioonil Riia selles tehases, kus trükiti kangaid ja ma nägin, kuidas need suured kangad rullide all jooksid ja kuidas need värvid sinna peale tulid ja see oli hästi-hästi huvitav asi. Et see on hoopis teine maailm ja teine elu ja teine tegevus. Oskad sa mõelda ka, et miks sul on need kapid oma kodus peaaegu kõik neid kangaid täis ja et miks sa oled neid endale niimoodi kogunud ja terve elu tegelikult? No see elu, mis ma siin majas olen elanud, siin ma sain neid asju osta. Vanasti sai ostetud lihtsalt selleks, et õmmelda selga endale, siis Jaan ostis ja ostsin mina ja oma ema käest sain mitu korda pahandada, miks ma annan poisile raha selleks, et ta raiskab kangaste peale ja õmbleb endale ei tea mitmendat pluusi või pükse. Ja mina siis vastasin, et kas siis oleks parem, kui ta kusagil kangi all poistega veinipudelit lahti teeks ja jooks, et nüüd ta vähemalt toodab midagi ja kannab neid. Aga kui ma siia tulin, siis ma juba töötasin seal lapikojas ja kui ma neid kangaid nägin, siis ma kohe mõtlesin selle peale, et vaat see täpiline riie, vaat sinna juurde läheks see ühevärviline või triibuline, et kuidas nendest saaks teha tekki ja kui ei oleks seda südamejama mul tulnud, ma oleks neid tekke ikka palju veel teinud. Aga et neid nüüd nii palju siia kogunes ja et ma enam üldse ei õmblevat. Nüüd ma olen õnnetuses, ma ei taha, et neid viiakse prügimäele, ma tahan, et nad läheks asja eest, et keegi neid kasutaks ja tunneks rõõmu nendest. Aga Marjal on endal väga palju olemas, ta on natuke siit saanud ja eks ta saab veel, aga ega ta ei jõua neid kõiki ka kasutada ja sellepärast ma olen siin pakkunud juba, aga no näed, ta ei tule vaatamagi, kas on midagi vaja või ei ole. Hedi. Kas sa oled valmis nüüd siia pildi peale midagi sättima ka neid kuidagi moodi? Praegu ma nüüd just vaatan seda asja, et kas ma prooviks midagi siin sättida või mitte. Aga need on erinevate suurustega, noh see ei ole nüüd tähtis. Kas ma samal ajal võime sinuga rääkida, saad sa kahte asja korraga teha või kuidas sul on? Jaa. Et kui sa nüüd siin meenutanud oled ja mõelnud nende kogemuste ja tunnete peale, mis sul kangad ja värvid on elu jooksul siis võimaldanud tunda,
et kuidas see sind tundma paneb või mida mõtlema, kui sa meenutad neid aegu ja tegemisi seoses Oi, kangaste ja see värvidega? on väga positiivne. See on väga positiivne ja väga-väga hea tunne ja hea meel, et ma sattusin sinna, vaat selle eest ma kohe olen saatusele tänulik. Et ma sinna Lapikotta niimoodi sattusin ja seal niisuguse seltskonnaga puutusin kokku, mis oli ikka väga tore ja väga hea. Ja Maria, 20 aastat minust noorem, täpselt minu poiste, 2 poisi vahel vanuselt. Ja mina julgen küll öelda, et me oleme sõbrannad. See on küllaltki harva, et võib nii suure vanuse vahega ja nii hästi sobida meil kõik see jutt ja olemised ja rääkimised ja teemad, millest me räägime. Et see on üks niisugune hea tugi ja tema helistab mulle siis, kui tal võimalik on, aega on. Tal on tervisega ka ju läks väga hullusti, aga noh, ta peab vastu ja elab üle selle kõik. Et ma loodan, et me ikka veel kohtume ja see lapitöö on ka niisugune asi, et ma ei talu seda, kui mul on surve peal, et sa pead selleks ajaks selle valmis tegema. Et see siis juba häirib seda tegevust ja siis rikub selle mõnu kohe täitsa ära, kui ma teen midagi. Aga kui ma niimoodi rahulikult saan teha ja teen ja mulle ei meeldi, jätan pooleli, ootan, kui ta mulle meeldima hakkab, siis teen edasi. Niimoodi on kõige mõnusam. Oled sa mõelnud ka, et sa ütlesid, et sa ei õmble enam viimasel ajal, et kas sa oled mõelnud, et kas selliselt, nagu me praegu siin teeme, lihtsalt sättida neid lappe ja tunnetada neid kangaid ja vaadata neid värve, et kas see võiks midagi sellist olla, mida sa võid teha ise ka ilma minuta? Ei, ma võin sättida neid küll, aga siin peab olema eesmärk, miks ma neid säen. Kui ma säen nad ära, ma tegin ju Signele sünnipäevaks, ma saan mitu aastat tagasi 400 väikest ruutu diivani kattevillastest. Ja see oli ilmatu suur töö, aga Helga oli natukene abiks, aga mis abiks, eks ole, lihtsalt siin kõrval ja mina neid ladusin. Ja see mulle meeldis. Aga sellega oli ka nii, et kiirus hakkas tulema, sünnipäev hakkas tulema ja siis tuli jälle natukene niisugust survet. Sa tahad teha siis omas tempos, keegi ei survesta, pole nagu otseselt mingit kohustust kellegi jaoks. Ja teen ja siis midagi sealt ikka tuleb. Mis sa praegu mõtled või? Mõtlen seda, et nii vähe, mis siia sobivad, lõikasin lihtsalt lolli peaga, nüüd on vaja hakata juurde lõikama. Tükke, kui suureks seda üldse teha. Ja mis nendega pärast teha. Ja näiteks lõigata katki, kui tuleb ribadeks lõigata niisugust piltidega kangast, ma võin mängida kaua seal kallal ja otsida võimalust, et ma ei peaks seda näiteks lõikama siit sedapidi seda pilti katki, et ikka pilt jääks ka järgi. Mitte nii, et
siuh võtad ja teed. Et ma mõtlen just nagu selle mustri looja peale, ma ei tea, kas sellepärast, et Tiiu on neid kangaid joonistanud ka nii palju. Sellepärast või ma ei tea, aga et hinnata kõiki, kes siin kanga kallal tööd on teinud. Tegelikult ma endale tahaks küll teha siia 2 asja oleks vaja. Ja mul on toodud ikka juba kangad ka siin paari kasti sees, aga kui pime on, siis muidugi ei ole toas valgust nii palju teha. Ja siis, et kui kevade poole võib-olla äkki hakkan midagi endale siin nokitsema. Mis see kõige mõnusam tunne on siis, kui sa neid kangaid saad sättida ja teha? Vaat siis on niimoodi, et ma olen ladunud neid, kui tekid on, laon siia põrandale. Ja 2 või 3 päeva ma kõnnin sussidega või paljaste varvastega ümber ringi, ma ei korja neid lappe. Lapid on pandud selleks, et ma võtaks maast ja õmblema hakkaks kohe. Aga ma lasen neil enne niimoodi olla tükk aega ja siis alles, siis ma vaatan seda ja siis öösel jalutan sealt mööda ja vaatan, kuidas need on, vahel mõnda lappi teistpidi keerata ja et mõnulen enne selle latiste lappidega ja siis tegema hakata. Ja siis ma vaatan, kuidas need värvid jooksevad selles suunas ja teises suunas ja et kas need klapivad või vahetada ära mõned või et vaat niisugust mängu mängida. Igla hea tunne. Mis sa arvad, kas teinekord võib sellest ka piisata, et isegi ei sünni sellest midagi, kui sa ei taha või ei jaksa õmmelda, et lihtsalt mäng ja pärast karpi tagasipanek ja võib-olla jälle teinekord mingi mäng nendega? Kahju oleks. Kui ta juba niimoodi on, no näiteks praegu, hea küll, praegu ma saan sellest aru, et ta siin nüüd on niimoodi proovimiseks ja kõik. Aga et kui ma juba olen need tükikesed teinud, siis tahaks näha, ta on hoopis teistmoodi siis, kui ma ta õmblen kokku. Praegu ta on niisugune lohakas ja lohvakas. Aga kui ma saan nad ära õmmeldud, siis ta ära triigitud, siis ta tuleb niisugune siile, korralik kangesti. Kas sa jaksad ja tahad aeg-ajalt neid ikkagi õmmelda ja teha? Tahaks, aga vaata, kas ma jaksan või kas ma, vaat see on üks viitsimine on jälle paha sõna. Aga ma tahaks, aga ma tunnen, et mul ei ole jõudu. Aga vahel on, vahel ei ole. Näiteks õhtupoole, siis mul tuleb juba niisugune jõudu. Hommikul ma pea käib ringi ja ma olen täitsa nagu täna ma olin täitsa nii, et tead, pisarad hakkasid jooksma. Mõtlesin, et Kadiga sai kokku lepitud ja ma olen täitsa nii kui poolsegane. Magasin paar korda siin, tukastasin ja siis oli natuke parem. Aga et ma ei tea, milles see on see magnettormid või on see täiskuu, aga täiskuu on üks kord kuus või on, ma ei tea, mis see on, et mõni päev on nii halb olla, teine päev on jälle natuke parem. Et seda ei oska ette näha ka. Aga kuidas sa praegu tunned, et nüüd sa oled natukene nendega siin tegelenud? Vaat nüüd on parem kui siis, kui sa ukse kella andsid, siis ma mõtlesin, et ütlen sulle, et vaatan need kindad ja need asjad üle ja rohkem mina täna ei tegele. Aga näed, kui ma nüüd ma enne neid lappe siin sorisin välja, et see nagu pani selle mõistuse tööle ja vere õiges suunas liikuma. Tunned, et sul on praegu parem olla kui enne? Jaa, see on niisugune imelik asi, mida siit ei tule midagi õiget asja. Luudul on vales suuruses